honey badger inglise keeles. Sellepärast, et ta võtab lihtsalt mingisuguse mõtte ja siis ta jookseb sellega. Mingi orkaan peaks ta ikkagi olema, mis tuleb niimoodi, et keegi ei tea. Vesipüks. Vesipüks, Eesti mõistes. Kotud. Ideede generaator, see peaks ju mõni väga kaval loom olema, nagu rebane näiteks. Kui rääkida tarkusest ja linnadest, miski pärast mulle meenub öökull, kas see oli kuskil aabitsate peal või midagi taolist, kuidagi mingi seostik? Inimloom genereerib hästi ideid. Ilmselt seda ju me ilmselt kellegi inimese ju nimetasime selles kategoorias, järelikult on see inimloom. Ilmselt leidlikkus. Kus sa neid ideid muidu võtad? No leidlikkus kindlasti, jah. See, et mitte lihtsalt kassist välja mõtlemine, vaid et ta nagu, tal ei olegi seda kasti. Ma arvan, et sellises olukorras kõige parem iseloomuomadus on võime vaimustuda asjadest. Ideede generaatori puhul ei ole oluline, kas sa näed neid negatiivseid külgi, vaid ma ütleks pigem võime vaimustuda positiivsetest. Aga see on mingi määras ettearvamatus mingis mõttes, et see oli nagu heas mõttes. Jah. Et nagu lihtsalt käib mingi nips ja siis sealt kusagilt tuleb nagu mingi mõte, kust nagu ei ootagi. Ideid saab genereerida ikkagi mingisuguses suunas liikudes. Ja kui tal tulevikuvisioon on paigas, siis võib-olla need ideed tulevad juba ise sinna kokku. Ta oskab ilmselt natukene kaugemale vaadata tavaolukordadest. Ta tekitab nagu selliseid kastist välja olukordasid pigem. Ma arvan, et ta võiks midagi niukest olla, kes ei taha mõelda tavavõtmes, kuidas igapäevaselt elu käib, vaid kuidas võiks asjad olla natukene teistmoodi. Ma tean, ideede generaatoriga läheks siis kuskile Amazonasesse ja vaatame, kuidas seal ellu jääda. No temaga on nagu selles mõttes keeruline minna, et see on nüüd väga turvaline, on kuidagi hull ideede generaator. Palju jaburaid mõtteid kogu aeg minna. Et kas me julgeme taga minna? Mõne ägeda leiutisega kusagile. Me veel ei tea kuhu, millise ideega ta välja tuleb. Võib-olla on midagi väga uudset. Temaga ma läheksin hea meelega kuhugile mõnele suurele sellisele tehnikakonverentsile kuskil Saksamaal. Ja ma lihtsalt vaataks, et millest ta vaimustub seal. No konverentsile ei läheks. Jah, temaga on ju põnev. Jah. Vaikselt istuda kuskil teisi kuulata, tahaks teda kuulata siis juba. Võib-olla siis kuskile ligida turvalisi kohta. Saaks tagasi tulla. Jah, et temaga saab teha niisuguseid ka turvalisi ja tavalisi kohti huvitavaks. Eesti lootusmatku, seal kannatab ideid genereerida küll. Ja saab ruttu koju tulla, kui vaja on, kui teil läheb väga üle võlli. Jaan Tatikas. Jaan Tatikas, jah. No see peaks kindlasti mõni filmi režissöör olema. Minul tuli praegu meelde see vanamees, vaata, see eestlane. Milline? No see, keda Seppo Seeman viimane kord mängis. Mees, kes laulis umbes 20 aastat tagasi, aga nimi oli Scatman John. No ta on ikka uskumatult andekas ju. Ideede generaator tehikus kindlasti on uskumatult andekas. Sest ega Jaan Tatikas, kui ta ikkagi oma ise tehtud põrgumasinaga hakkas esimest lennuproovi tegema, siis kogunes suur hulk inimesi vaatama. Ta oli populaarne. Ja kõik uskusid temasse, sest ta ise uskus iseendasse. Jah, ta suutis ka tegelikult selle oma usuga sütitada teisi. Just. Ma ei hakka siin seda häält tegema praegu. Milline see vanamees? Halloo, tere! Helistan teile suure murega, et mul see Facebook läheb kinni. Aga mis tal siis seal täpsemalt kinni läheb? Et tahan Facebooki minna ja seal lastega rääkida, aga kinni läheb. See multika vanamees. Me oleme sellisel ajal, kus ideedest puudust ei tule. Neid tuleb 2019 kindlasti väga palju. Käib meil rohkem külas samamoodi. Kuulame ta ideed ära ja püüame teda mõista ja sellega kaasa minna. Teda uskuda temas. See oli nüüd küll väga ametkondlik. Väike bürokraat. Me lubame juriidilisest vaatest võtta kõik tema ideed vastu, neid põhjalikult kaaluda ja tagasilükkamine saab olema motiveeritud. Ühesõnaga, ega tal see elu kerge ei saa olema. Ideid genereerida ei ole lihtne. Ma luban, et ma su ideid ära ei võta. Aga ma viin nad ellu. Julgemat väljaütlemist, et nagu ma ütlesin, parem 100 halba ideed, millest 3 on hea, kui 3 halba ideed.
me oleme selline valdkond, kus tehnoloogial on väga suur roll. Tahaks teda soovida, et ta ei unustaks ka inimestega suhtlemist ja pööraks tähelepanu ka inimeste muljetele ja ütleme soovidele. Oluline on ikkagi nagu just julgeda öelda välja, isegi kui sa mõtled, see mõte võib nagu rumal olla, siis üleüldiselt peaks soodustama ju seda nii-öelda mõtete julgemat väljaütlemist, sest vahel sa jätad selle mõtte sõnastamata ja pärast avastad, et oleks ju võinud. See on palju hullem. Kindlasti tuleb jätkata ideede genereerimiseks, see on väga oluline. Ma arvan, et see on edasiviiv jõud kindlasti organisatsioonile tervikuna ja ma arvan, et ta on väga head tööd teinud see aasta. Ja et ta ei tõstaks ühtegi ideed kõrvale ja arvaks, et need mingil põhjusel ei tööta. Et kõiki ideid tuleb natukene katsetada. Küll me tagasisidestame, kas need on head ideed. Meil on siin vaja, sest et ilma sinuta meie töö muutuks kiiresti, ma arvan, rutiinseks ja tõenäoliselt mõttetuks.